Soraineni oktoobrikuu saates räägime demokraatiast. Suure teema puhul suured külalised. Külas on endine õiguskantsler ja Soraineni partner Allar Jõks ja president Kersti Kaljulaid. Tere! Eetris on järjekordne Soraineni sageduse saade. Mina olen Maarjo. Mina olen Heleri. Ja täna on meil ajalooline päev, sest külas on 2 demokraatiavalvurit. Otse minu ees on siis ebaõnnestunud presidendikandidaat muuhulgas. Aga seda õnnestunum õiguskantsler omavahel. Ja seda õnnestunum õiguskantsler. Need asjad on muide seoses omavahel, ma arvan. Ehk siis advokaadibüro Sorainen partner Vando Togat ja väga paljude muude tiitlitega pärjatud härrasmees Allar Jõks. Tervist! Ja minu vasakul käel on siis õnnestunud presidendikandidaat ehk siis tegelikult proua president Kersti Kaljulaid, tervist! Tervist! Ja kuna meil on sellised inimesed saatesse kutsutud, siis te võite juba aru saada, et me räägime täna paljuski ka demokraatiast. Just nii, suurel valimiste kuul oleme valinud suure teema ja sellel puhul on meil siis 2 inimest, kes olles rollides nagu president ja õiguskantsler, võiks just öelda, et on olnud suisa demokraatia tuiksoonel. Ja ma soovikski avada võib-olla seda demokraatia suurt teemat küsimusega, et mis on olnud teie kõige olulisem tegu demokraatia jaoks? Kersti, palun. No kui ma vaatan 3 aastat ette, siis ma loodan, et ma tahan juba öelda Demokraatia Akadeemia ja arutlev kool, aga seda põlda tuleb veel harida, nii et ma täna jääksin selle juurde, et kõige tõsisem tegu oli see, et kui Eestis tuli võimule 2019. aastal valitsuskoalitsioon, kus ütleme, et ühel erakonnal oli väga palju sõpru Ungaris, mäletame ju, et Urmas Reinsalu parim sõber tollel ajal välispoliitikas oli Siharto, kes just rääkis Moskvas, kuidas ungarlaste küttehinnad ei tohi tõusta, eks ole, sellel nädalal. Et Urmas on sellest sõprusest küll üle saanud, ma olen aru saanud, aga tollel ajal oli see nii ja meil oli ka EKRE, kes ju tegelikult on kogu aeg seadnud kahtluse alla Eesti põhiseaduslikke väärtusi, siis me olime Kadriorus korralikult valmistunud. Me olime valmistunud ka selleks, et EKRE-st saab peaministripartei ja teinud ära selle mõtteharjutuse, et mis me siis teeme, et kas me teeme ettepaneku moodustada valitsus või teeme Lennart Merilikult need valikud ära, aga minu meelest on siiski igal rahval õigus ka teha teistsuguseid valikuid, kui võib-olla mulle tundub õige ja me olime jõudnud sinnamaani, et igal juhul me ei pane kätte ette sellise valitsuse moodustamiseni, aga siis kui pärast hakkab tekkima olukordi, kus Eesti põhiseaduse säte ja mõte on ohus või meie julgeolek on ohus, sest ka see oht ju oli, sest et liitlaste solvamine on alati julgeolekut vähendav tegevus, siis me kindlasti ei ole vait. Ja see ei olnud üldse kerge tegelikult, sest kui me mõtleme, siis nii Isamaa kui EKRE üldiselt ka ajakirjanike küsimustele andsid tihtipeale vastuseid, mis kätkesid endas mõtet, et nii ei tohi küsida ja küsimused on valed ja ma mäletan isegi üht Helir-Valdor Seedri artiklit juhtkirja ajalehes, kus ta kirjeldas täpselt, kuidas ajakirjandus eksib kogu aeg, ehk et me tegelikult sattusime sellisesse olukorda, kus meist oleks võinud saada Ungari. Ja minu järeldus oli not under my watch, et minu ajal seda ei juhtu. Ja see on täpselt aru, et see tähendab, et välja kolimist Kadriorust ka, aga mis mõte on olla Kadriorus 10 aastat, kui sa kohe ebaõnnestud esimese mandaadi jooksul. Ja me tegime seda viisil, mis oli ebamugav peaministrile, seepärast, et loomulikult oli peaministril huvi, et me vaataksime, eraldi räägiksime see partei ja teine partei, aga minu seisukoht on, et peaminister vastutab Eestis selle eest, et demokraatia printsiibid, muuhulgas meediavabadus, sõnavabadus, naiste õigused, vähemuste õigused, kõik oleksid kaitstud. Ja see ei olnud üldse meeldiv töö, ma võin teile öelda, aga mul on hea meel, et sellele alguses järgnenud nagu vakatusele ühiskonnas tegelikult hästi kiiresti ju ka kultuuriüldsus vähemalt, eks ole, tuli järele ja ma ei tundnud ennast enam üksi sellel põllul, aga ma arvan, et kui ma oleksin valinud selle tee, et ma oleks hakanud nagu pehmendama olukorda, oleks hakanud ütlema, et nii on ka õige mõelda ja valijad ju on kõikidel ja tegemist on demokraatlikult moodustatud valitsusega, siis minu arust ei saa segi ajada demokraatlikult moodustatud valitsust demokraatliku valitsusega, need on erinevad asjad ja seda tuligi kogu aeg seletada. Sa valisid muidu, ma kohe annan Kallarile sõna, aga ma tahtsin siit ühe jätku küsimuse küsida, et sa valisid erinevaid viise selle teema nagu või oma meelsuse näitamiseks tollal. Muuhulgas väiksed sellised torked nagu mõjuka sõnumiga pusad. Mis selle taustalugu oli või kui see tegelikult läks ju, see oli võib-olla isegi mõjusam kui mõni arvamusartikkel?
Nii see paraku on, et ütleme, Eesti presidendil on ju kohustus, see on ta ainuke tööülesanne, mis on selgelt välja öeldud, kaitsta Eesti põhiseadust ja ka tema mõtet. Ja samal ajal on tööriistad selleks antud üsna piiratud. Järelikult sa peadki olema loov ja sinu põhiline ülesanne on võtta rahvas endaga kaasa. Seda saab teha väga erineval viisil. Eks siis sealt sündisid ka need mõtted. Väga lähe. Allar, sinu kord. Ma kõigepealt peegeldan Kersti öeldud, et kui ma olen väga paljude presidentidega koos töötanud ja näinud neid lähemalt kaugemalt töötamas, aga see periood, millest Kersti kirjeldas, see oli tegelikult Eesti jaoks üks raskemaid perioode. Tegelikult mingis mõttes see oli nagu kui Kerstit ei oleks olnud ja võib-olla kedagi veel teisi, see oleks võinud teisele poole pöörduda, et mul on üks periood elus, kus ma Eesti valitsust või nagu sellist poliitilist eliiti vaadates, kui saab üldse eliidiks nimetada, mul on tunne, et mul on lootusetu tunne. Ütleme, et poliitika üle me oleme masenduses, praktiliselt eestlane on iga asja üle masenduses, aga poliitika üle ka, aga masendus ja lootusetus on kaks erinevat asja. Ja tollest perioodist ma toon eraldi välja Kersti pöördumise Riigikohtusse selle teise teise samba lammutamisega, sest see on, kui ma mõtlen, kõige hullemaid asju, mis üldse Eestis on tehtud ja mul on siiamaani kurb, et Riigikogus selle läbi lasi. Aga kui sa küsisid, et mida ma ise pean nagu demokraatia kaitsmisel kõige olulisemaks õiguskantsleri ajast, siis ma arvan, et kõik need valimistemaatikad, et valimisliidud Eestis on kohalikel valimistel, et ma arvan, et see oli päris suur võitlus, kahel toolil istumise keelasime koostöös Arnold Rüütliga 2005. aastal ära ja siis see, et erakondade rahastamise tõin nagu demokraatia küsimusena laua peale, keegi ei saanud toona sellest aru, Riigikogus ütles, et meil on kõik hästi, aga pärast kõik kilekotiskandaalid ja idaraha ja need kirikurahad kinnitasid, et see oli nagu õige. Ma lihtsalt korra hüppaks vahele, et ma eile tutvusin ka nende eelnõudega, mis siis proua president omal ajal siis Riigikohtusse andis või jättis välja kuulutamata, et kas lisaks ütleme kogumispensionile jäi midagi kripeldama ka, et mida oleks võinud tollal teha selle õigusloome osas? Tegelikult ei jäänud, et need suuremad vaidlused, mis meil olid ja ühte ma mäletan veel, üks oli see, kui nüüd on see muide uuesti laual ja sellepärast kaitseväe jälitusõigused, et ma olen sügavalt seda meelt, et me peame hoidma need asjad lahus ja ka kaitseväelane, kui tema perimeetri taga hiilib pätt, kutsub politsei ja ma arvan, et see on õige lähenemine. Nii nagu ma pean ka äärmiselt õigeks seda, et meie piirivalve ei ole sõjaväestatud, vaid on just nimelt tsiviilstruktuur, politseistruktuur, sellepärast, et see teeb hästi selge vahe meie jaoks, et kes valvab mille järele, kus ja kuna, ehk et me ei saa laiendada kaitseväe õigusi, eks ole, niimoodi tema territooriumilt välja, tsiviilühiskonda, tsiviilruumi, sest et see lihtsalt rikub seda põhimõtet, mille eest keegi, kuna ja kuidas vastutab. Täna on see jälle laual, vaatame, mis nüüd saab, aga seal oli naljakamaid asju ka, et mis ei läinud Riigikogus lõppkokkuvõttes läbi, et eks Jevgeni Ossinovski loobus ise sellest suhkrumaksust, sest et minul oli see arusaam, et suhkrumaksu vastu mul ei ole midagi, aga siis peab see tulenema mahuprotsentidest, ehk et ka mustsõstra grill, kui seal on ikkagi marinaadis 25% suhkrut, läheb suhkrumaksu alla, mitte ainult Fanta. Et selliseid naljakaid asju oli ka, kõik ei olnud nii sügavamõtteline. Allar, küsimus sulle, kuigi valimiste kuu on saate eetrisse minekul lõppenud ja me pikalt sellel teemal ei peatu, siis ma soovin ikkagi tsiteerida sind ennast ühest artiklist, kus ütlesid, et kõik halvad saadikud on valitud heade valijate poolt, kes ei hääletanud. Ja sa ütlesid seda kontekstis, rääkides siis möödunud kohaliku omavalitsuse valimistest. Et kirjelda võib-olla sellises suures pildis, miks see kohalik tasand on ka selle demokraatia puhul nagu nii oluline või miks see teema nagu tõstatus ja kõnetas sind? See kõnetas mind sellepärast, et põhiseaduse järgi just kohalik omavalitsus või kohalik kogukond seob riigi ja kodanikud omavahel. Et seetõttu on see erakordselt oluline ja ütleme, suures pildis tehakse riigis häid asju, halbu asju, mõned asju saab
parandada, mõndasid asju saab ära hoida, aga kui sul kohalikus omavalitsuses ei lähtuta kohalikest huvidest, vaid ei tea millistest sellistest poliitmängudest, siis see on tegelikult väga, väga ohtlik ja kõige ohtlikumaks ma pean tegelikult kahte asja, valijate rumalust või kuidas valijate rumalust või siis vastutustunde puudumist ja teiseks valijate käega löömist, et seetõttu võib-olla pärast räägime ka natuke Demokraatia Akadeemiast, mis president Kaljulaidi fondi poolt on ellu kutsutud, et see on nagu üks väga hea koht valijate harimiseks ja teine on see, et isegi kui mul ei ole valida, siis kui mina ei vali, siis võib-olla valitakse sinna keegi Lasnamäelt, kelle üle mul ei oleks hea meel. Väga hea, me olemegi puudutanud juba väga konkreetseid näiteid ja rääkinud sellest, et mis siis valijaid peaks ärgitama või kuidas me peaks suhtuma siis sellise ka igapäevasesse demokraatia kujundamisesse. Ja ma tõmbakski nüüd uuesti teema natuke laiemaks ja teeks sellist ka tagasivaadet, nagu meil selle juubeliaasta podcasti saate puhul kombeks on, et kuidas te siis näete, ma küsin esimesena Kersti käest, et milline see demokraatia tervis praegu on? Räägime küll Eestist, aga miks mitte ka laiemalt? No minu jaoks on hästi oluline demokraatia toimimise juures on meediavabadus ja see on Eestis maailmas üks parimaid. Me tõusime jube järsult selles indeksis praegu, olles korraks ka langenud siis, kui meil oli see periood, millest me oma saadet alustasime. Aga minu arust see vastab ka sinu küsimuse teisele poolele. Minu arust Eesti meedia ei ole saanud vabamaks. Küll aga ilmselt siis on mujal maailmas need indikaatorid veelgi alla käinud ja see on see, mis on põhjustanud meie tõusu. Aga Eesti demokraatia on seetõttu nagu heas olukorras. Aga meil on ka teisi asju, näiteks ma ei ole kunagi selle peale väga mõelnud varem, aga ma nüüd hakkasin mõtlema ka seda Allari just artiklit lugedes, et see 2 tooli seadus, et me iga eestlane teeb tegelikult mitut tööd, eks ju, mitte keegi meist ei tee ühte asja, et kus siis see suur probleem on. Aga tegelikult on ja see probleem seisnebki selles, et ma küsisin ühelt inimeselt, kes valis minu jaoks väga ootamatu, ütles, et ta valib nagu neid inimesi. Ja ma küsisin, et kas sind üldse ei häiri see, mida nad mõtlevad inimestest nagu sina tegelikult on ju, sest jaa, aga selles meie kooli küsimuses on nad ainukesed, kes on nagu võtnud sõna, eks ole. Ja mul on olnud täpselt samasugune diskussioon ka ühe Riigikogu liikmega, ma küsisin, et kuidas juhtus nii, et see on nagu selles nimekirjas, ja sest aga nad olid ainsad, kes minu seda kitsast, erialast, huvialast nagu mõtet toetasid. Ehk et see 2 tooli seadus tekitab olukorra, kus inimestel ei ole võimalik keskenduda ainult kohalikele probleemidele, nad peavad arvestama sellega, et kui mina valin seda inimest, siis ma võtan mingis mõttes ka vastutuse toetada seda ideoloogiat, mille eest nad nagu tegelikult seisavad. Ja kui see 2 tooli seadus kehtiks, et sa ei või seda teha, siis ma arvan, on täiesti okei kohalikul tasandil ignoreerida seda parteilist võib-olla mittesobivust sinu enda vaadetega. Et see ei pruugi olla tark, sellepärast et lõppkokkuvõttes peaksid inimesed lähtuma oma ideoloogilistest eelistustest ka siis, kui tekib mingi ootamatu olukord, aga selle peale me ei saa täna Eesti poliitikas kindlad olla, vaadates milline segapuder on meie erakonna liikmed täna võrreldes kas või 10 aasta taguse ajaga, et selle peale me loota ei saa. Nii et selles mõttes on positiivseid ja on negatiivseid asju. Hea on see, et täna leidub väga vähe poliitikuid, kes ütlevad, et ajakirjandus ei tohi küsida, arutada ja et see on väga rumal, et te seda teete ja nad on tõrjutud omaenda marginaalsetesse kanalitesse, aga halb on see, et kuna need kanalid on kõik tasuta, siis paljudele inimestele on need üks põhilisi infoallikaid. Allar? Ma võrdlen võib-olla selle ajaga tänast päeva, kui ma õiguskantsleriks sain ja rohkem riigi seda vorsti tegemist lähemalt nägin. Kindlasti on poliitika professionaliseerunud ja sellel on head küljed, sellel on ka halvad küljed. Hea külg on see, et tegelikult kui on vaja teatud otsuseid kiiresti vastu võtta, kui on vaja, siis neid võetakse. Seda kindlasti, see masinavärk töötab distsipliini. Teisest küljest, toon sellise võrdlus, ma olen ka paljude Riigikogu koosseisudega koos töötanud, et kõige esimeses Riigikogus, millega ma koos töötasin, seal ma iseloomustaksin neid nii, et seal inimesed mõtlesid ja julgesid ka seda öelda, mida nad mõtlesid. Järgmine Riigikogu koosseis oli see, et nad mõtlesid, aga enam ei julgenud öelda. 3. Riigikogu koosseis oli see, et ei mõelnud ega ka ei öelnud midagi. Ja siis oleme sellesse perioodi jõudnud, millest Kersti rääkis, kus tegelikult ei mõeldud, aga öeldi. Et see on kindlasti võib-olla, see on üldistus ja seetõttu võib-olla kellegi suhtes ka ebaõiglane. Aga
aga mida ma praegu ohuna näen, on see, et kogu see kiireloomulisus, mis tuleneb võib-olla kriisidest, oli COVID, oli energiakriis, nüüd majanduskriis, siis kõik, ütleme see julgeolekukriis, see on tegelikult tapab demokraatia sellise nagu olemus ära, sest demokraatia põhimõte on ju selles, et kui sa kaotad valimised, siis 4 aastat läheb, sul tuleb nagu võimalus see tagasi pöörata, aga kui Bulgaaria tuntud poliitmõtleja Ivan Krastev on nagu ilusti öelnud, et aga kas demokraatia saab toimida olukorras, kus valijate arvates valimiste kaotamine tähendab kogu riigi kaotamist. Ja see on umbes nii, et kui seda me nägime ju 2023. aasta valimiste järgselt. Enamus, siis Kaja Kallase juhitud enamus, tegi mingi 6 ajaga ära kõik võimalikud otsused, ma ei ütle, et need olid halvad otsused, aga tehti tegelikult natuke ebademokraatlikult, sellepärast, et lihtsalt kauaks meid on. Ja vastupidi, mäletame seda seisakut, praegu on imelik mõelda, aga parlamendi opositsioon ju tekitas seisaku ja siis olid umbes sellised jutud, et kui me nüüd seda parlamenti seisma ei pane, siis me oleme riigi maha müüd ja see tegelikult vähemal või rohkemal määral minu arust nagu jätkub. Ma tahaks selle kriisi ja kriisis riigi juhtimise kohta öelda, et hästi lihtne on öelda, et meil on kriis, praegu mobiliseerume, pärast arutame, eks. Me pärast ei arutanud. Me ei võtnud neid koroona ja meetmeid pärast Riigikogus põhiseaduskomisjonis ette, et vaadata, mis siis oli demokraatlik, mis ei olnud, eks ole. Tegelikult oleks pidanud ja mul on näide ühest teisest riigist, mis kindlasti asub permanentselt palju suuremas kriisis kui meie ja see on Moldova. Kui Maia Sandu valiti esimest korda presidendiks, sellele järgnesid üsna kohe ka parlamendivalimised ja ma mäletan, et seal ümber oli hästi palju nõustajaid, abistajaid, teisi riigijuhte, kes Maiat nagu aitasid, toetasid ja nad ka kaalusid mitmeid võtteid, mida me tegelikult oleme hiljem näinud, et kuidas nagu öelda, et valimised olid ebademokraatlikud ja ühesõnaga, kuidas tagada hea asi, lõigates nurki üle tegelikult õigusruumi. Ja üldine arusaam oli see, et kui te tahate liikuda Euroopa poole, siis isegi kui see risk on, et tekib olukord, kus presidendil ei ole parlamenti, kellega ta saab koos Euroopa suunas liikuda, te peate selle riski võtma. Ja ma arvan, see on see põhjus, miks seekord Maia Sandul ei olnud enam üldse probleemi, et ta võitis ka need valimised, et ta tookord ei lõiganud nurki. Sest vaata, kui sina muutud samasuguseks nagu teine pool, sa ütled, et olgu olemas võimude lahusus, olgu olemas demokraatlik protsess ja kriisi olukorras ütled, et need sulle need piirangud ei kehti, see on väga halvasti. Ja minu jaoks on see hästi julgustav näide, see Moldova näide tegelikult. Kuna see on mitu korda siin saatest juba kõlanud ja proua president mainis ka omaaegset kaitseväe jälitustegevuse teemat, siis tegelikult me oleme siin mitmes saates juba arutanud seda küsimust, et kas me kuidagi tänapäeval kipume inimestelt vabadusi liiga palju ära võtma, eks ole. Allar on sellest sõna võtnud meedias, meie hea kolleeg Carri vist igapäevaselt räägib vabaduste tagasivõtmisest, et kas on mingi ajastu vaim praegu või kas see on nagu normaalne või see peaks nii olema, et tuleb jõuametkondadest päris palju ideid, kuidas kõike võiks jälgida kogu aeg igal pool ja kõike võiks keelata, et on teil mingisugune selline hea positsioon selles suhtes, et miks me sellises kohas oleme ja kas me need pidurid on töötanud senini, et kõik need ideed ei ole läbi läinud? No üks asi on see, mida ma olen ise tegelikult märganud, et Allar küll ütles, et meie poliitika on professionaliseerunud, aga teisest küljest, kui ma jällegi nagu vaatan, siis mulle tundub tihtipeale, et poliitiline juhtimine on jäänud nõrgemaks ja mul oli siin mõned nädalad tagasi kogemus, kus ühele minu kolleegile ütles ühe ministeeriumi ametnik, et poliitikat kujundab asekantsler. Ja tegemist oli inimesega, kes ei ole poliitikal lähedal seisev ja siis ma pidin selle pildi nagu maailmapildi paika panema, ehk et aga suur hulk inimesi, kellele nii öeldakse, ei usukski seda, miks nad ei peaks, eks ole. Ja ma arvan, et see on üks suur probleem, miks me leiame ennast olukorras, kus ütleme, kui poliitik võtab selle laia vaate, eks ole, ja mõtleb sellest, hakkab põhiseadusest peale, siis ta jõuab üsna kiiresti sellele tulemusele, et vabadusi saa piirata. Aga siin on ka nüansse, mis ei ole nii üldised, et näiteks minu jaoks loomulikult on vabaduste piiramine, kui me ütleme inimestele, et nad ei tohigi lugeda midagi, näiteks Mein Kampfi ei tohi üldse lugeda. Et see on minu jaoks vabaduste piiramine. Aga minu jaoks ei ole vabaduste piiramine see, kui me ütleme, et meil on liikluses on kehtestatud piirkiirus ja kui see on liiga ohtlik, siis selleks, et nüüd kaitsta jalakäijate vabadust jääda ellu õhtuni ja järgmise päeva õhtuni, siis me piirame autojuhtide õigusi. Ehk et nagu ikka, minu vabadused seal lõpevad, kus on teise mehe huvid ka, eks ole. Ja sa puudutasid väga, väga, väga õiget nüanssi just selles osas,
nagu Carrick intervjuus nimetab, et see on nagu kas 6. kolonn või, ta nimetab ametnikke nüüd nii-öelda 6. kolonniks, kes on riigi juhtimise nii-öelda hoovad enda kätte võtnud ja Kerstil oli võib-olla su viimane kõne, aga parlamendi ees, aga võib-olla ka mitte, sa rääkisid, sul oli ilus väljend selle kohta, et tagaistme jutt, jah. Just, et Riigikogu on nagu tagaistmel läinud, selle asemel, et olla roolis. Noh, ma olen seda mitu korda kasutanud, see on nagu väga tabav. Ja see tegelikult ongi paljude nende asjade põhjus, sellepärast, et kui Riigikogu liige peaks mõtlema, et mida see otsus kaasa toob, siis nad tükk aega mõtleksid. Aga kui ministrile pakutakse mingi paber, et kuule, räägi ära või kirjuta allkirja all, siis need asjad tegelikult nagu lauale tulevad. Siis me jõuame natuke ikkagi lõpuks sinna teemasse välja, et kas seda saab nagu vabandada sellega, et kuna Riigikogu liikmetel ei ole suurt aparaati, ei ole väga palju nõunikke, ei ole kõike seda, et kas nad on siis võrdväärsed partnerid Vabariigi valitsusele? Vaata. Sajandi vahetuse paiku, kui mina nuusutasin lähemalt esimest korda avalikku sektorit, ega mul ju ei olegi seal pikka kogemust, 3 aastat ja siis 5 aastat Kadriorgu, eks ole. Siis võib-olla olid Riigikogu liikmed selles mõttes ametnikega võrdses rollis, et kellelgi ei olnud aega ennast detailidesse lolliks mõelda. Aga täna on meil ametnikke väga palju rohkem ja ma seetõttu nagu näen seda, et toon teise näite sotsiaalvaldkonnast. Kui sul on täna näiteks selline olukord, et üks laps ei saa käia koolis, tal on kas vaimsed või füüsilised probleemid, tuleb määrata koduõppele, siis kui kool on nõus ja koolis on ju ka spetsialistid, kõik on nõus, teeme niimoodi, on ju, siis kui me oleme selle nüüd kokku leppinud, siis me ei saa seda ära vormistada ja öelda, et nüüd nii on. Nüüd me võtame kõik need paberid ja läheme alandlikult müts peos Rajaleidja tädide juurde, kes ei tea kaasust, ei tea last, ei tea konkreetseid inimesi ja peavad nüüd andma siis hinnangu. Seal on väga palju toredaid inimesi kindlasti, aga mul tundub, et oleks kasulikum, kui need inimesed päriselt tegeleksid erivajadustega inimestega nendes koolides ja asutustes, selmet, et luua sinna juurde ühte täiendavat kihti. Et see on, miks see on mul nagu hinge peal näide, et ma kuulen kogu aeg erivajadustega lastest ja vanematest, kes peavad selle kadalipu läbi tegema. Ja see ei ole üldsegi lihtne protsess, et näiteks ta algab ka niimoodi, et võrdlemisi anonüümsel moel pead sa oma intiimse probleemi tegelikult saatma info ette, eks ole, või mingile üld sinna ja sul puudub igasugune arusaam, mis saab, kuidas see maailm nagu peaks sind kohtlema, sa ju ei tea ja siis tulevad sealt inimesed, kes kasutavad sõnu ja termineid, millest sa ei saa aru. Ja lõppkokkuvõttes sa tajud ka, et isegi kui sa saad sealt selle otsuse, mis sulle nagu meeldib, siis kõik see tööjõud on olnud raisatud ja lisaks sellele veel hulk tööjõudu, mida sinu lapse kool oleks võinud näiteks sinu lapse kohtlemisse nagu panustada. Ja ma arvan, selliseid näiteid igaüks teab meist mõnda sellist näidet, kus meile tundub, et tegelikult võiks ikka nagu päris palju vähem olla rahvast seal avalikus sektoris. Kunagi Heido Vitsur vaatas mulle Kadriorus järele ka, et kui sajandivahetusel oli haridusministeeriumis Harnosid ja Ettage ja neid ei olnud üldse olemas, oli 150 ametnikku, siis nüüd on 175 pluss Harnod ja Etagid sadade ja sadade kaupa. Ehk et see on suur probleem. Et mina olen ka seda meelt, et meil peaks olema väga palju vähem tegelikult ministeeriumites rahvast, põhjusel, et siis neil ei ole aega lollusi teha tegelikult. Aga pausi aeg surub peale, kas soovid meid välja juhatada? Me juhatame meid välja hea meelega, me suutsime terve esimese saate osa ära täita demokraatia selliste suuremate küsimuste, aga ka konkreetsete näidetega mõlema nii presidendi kui õiguskantsleri rolli siis sellistest juhtumistest. Nii et suur aitäh, jääge meiega ja järgmises saate osas avame juba uuesti demokraatia ühe tahu teema, milleks on suisa Pandora laegas nimega spordijuhtimine ja demokraatia. Soraineni sageduse juubeliaasta eri. Maailm muutub, kui tegutseme. Tere tulemast tagasi kuulama Soraineni sagedust. Meil on täna külas Allar Jõks ja Kersti Kaljulaid. Esimeses saate osas rääkisime väga paljudel huvitavatel demokraatia teemadel ja nüüd läheme spetsiifilisemaks, ehk siis kuna Allar on lähiaegadel pürginud ka spordijuhtimises sõna sekka öelda ja mis seal salata, proua president on ka olümpiakomitee president, siis kindlasti on teil väga palju ideid ka demokraatia spordijuhtimises. Sattusime lugema siin mõni päev tagasi päris mitut artiklit, kus see kõlama proua presidendi ütlus, et spordis ei ole demokraatiat.
mitte spordis, vaid spordi juhtimises, just, vabandust. See tuli ühelt konverentsilt ja jutt oli selle paneeli teema, kus ma olin, oli accountability in sports ja see otseselt nagu tegeles selle teemaga, jah. Nii, aga mis meil siis seal? No ma olen seda püüdnud kirjeldada nendele inimestele, kes teavad, kuidas toimib näiteks rahvusvaheline demokraatia Euroopa Liidus, NATOs või ÜROs, et see näeb välja sedamoodi, et kui näiteks ÜRO Peaassamblee tuleks kokku, siis ei peaks kõnesid mitte riigipead, vaid ainult räägiks Antonio Guterres ja siis tema nõunikud ja abid ja kõik saaksid ka sõna ja Euroopa Liidus täpselt samamoodi, et tulevad peaministrid kokku, aga räägib ainult Antonio Costa, tema nõunikud, abid ja peasekretärid, eks ole. Ja kõik teised ei räägi. Ehk et üksteisega tegelikult ei räägita, aeg räägitakse väga pikalt täis, üks minu kolleeg, kes on veel noorem olümpiakomitee president kui mina, ütles, et ta ei ole kunagi istunud hommikust õhtuni oli üritusel, kus üldse mitte midagi ei öeldud, kuigi kogu aeg keegi rääkis. Ja kui sa räägid vanemate spordijuhtidega, siis nad ütlevad, et aga see peabki nii olema, sest sport peab ju olema ühtne. Ja sa saad aru, et kui sport peab olema ühtne, siis kõik probleemid on vaiba all. Ja miks see demokraatiale ülihalb ongi see, et me ei räägi teemadest. Ja liikmete poolt puudub igasugune surve selleks, et näiteks kui ja see kandub ilmselt üle, aga näiteks kui Eesti Olümpiakomitee presidendi valimised tulid ette, siis mina kujutasin ette, et EOK ise vastutav selle eest, et korraldada debatte, luua mingisugune selline ruum, kus need demokraatlikud arutelud saaksid toimida. Tegelikkus on see, et sest helistad neid presidente ja peasekretäri nagu läbi ja ütleme, me suutsime luua nagu sellise võistleva demokraatliku arutelu, aga see tuli luua väljaspool seda süsteemi ennast. Nüüd täpselt samamoodi ei toimu mingit arutelu, kui näiteks Euroopa Olümpiakomiteede juhtorganeid valitakse, siis EOC ei tee mitte midagi selleks, et meil oleks üldse võimalik saada teada võistlevas arutelus, mis on kandidaatide positsioonid. Kõik käib kuidagi niisama, me saame hakkama seal, eks ole, Põhjamaadega teeme ploki, jätame Serbia-Ungari välja seal täitevkomiteest. Ja kui me nüüd mõtleme ROK-i enda liikmetele, siis ega siis ju rahvusvahelised alaliidud või rahvusvahelised olümpiakomiteed ei ole ROK-i liikmed. ROK-i liikmeks saab üldse niimoodi, et seal on neil majasisene komitee, kes valib välja mõned kandidaadid, keda siis hinnatakse ja kes siis kuulutatakse kas sobivaks või mitte, nii et seal puudub absoluutselt igasugune selline avatud protsess. Ja rahvusvahelises olümpialiikumises on siis see koht, kus kõik olümpiakomiteed koos on, seda kutsutakse siis EINOK ehk et siis assotsiatsioon kõikidest olümpiakomiteedest ja see toimib siis jälle niimoodi, et kõik tulevad kokku ja pealik räägib. Allar, kas sa nõustud selle hinnanguga? Teame, et ka sina võtsid vaevaks Jalgpalliliidu presidendi valimistel siis oma näo ja nimega ka nagu sõna võtta, et miks see sind kõnetas, miks sa seda tegid, mis siis valesti on? Mul on allergia alati nende juhtide vastu, kes peavad ennast asendamatuks või keda peetakse asendamatuks ja ajalugu näitab, et kui üks inimene on liiga kaua ühes ametis, siis see tegelikult ei ole sellele organisatsioonile või riigile, mida ta juhib, ei ole kindlasti hea. Ja seetõttu ma olin valmis Jalgpalliliidu presidendi valimistel osalema. Tulemust me kõik teame ja pärast kaklust rusikatega ei vehita, aga ma ütleks, et vähemalt see presidendi kampaania näitas, milline võiks olla nagu selline demokraatlik protsess presidendi või juhtorganite valimisel, just see, mida ka tegelikult Kersti mainis ja et milline kultuur peaks seal taga olema, et see valimised on mitte midagi nagu erakordsed, et mis nüüd halvasti on või et nüüd võetakse meie nii-öelda toiduahel lõhutakse ära, vaid see peaks olema selline nagu tavaline nagu hammaste pesu iga 4 aasta tagant. Kusjuures ma kuulasin hästi tähelepanelikult inimesi, kes rääkisid selles kampaanias ja kes rääkisid ka minuga, ma olen selles kampaanias täielik kõrvaltvaataja, ma ütlesin kohe alguses ära, et ma ei võta ma ei võta seisukohti, eks ole. Ja seetõttu mul on nagu poliitvaatleja positsioon täiega selles asjas. Ja ma sain aru, et nii nagu ka rahvusvahelises kogukonnas, valimised on mingis mõttes nagu lojaalsuse kinnitus. Et nad ei ole ideede võistlus. Sest kui me mõtleme, milles nagu süüdistati ka pärast või mida nagu toodi välja, on see, et mina olen ju sind alati toetanud, kuidas siis nüüd võiks see minna teisiti või et kogu see debatt tegi Eesti jalgpallile kahju, sellepärast mõtted, et me saime teada väga palju asju, mida me muidu oleks saanud teada, see kampaania ei olnud mõõtetu selles mõttes, et me saime teada
kuidas Eesti jalgpallis võib-olla ka vaba konkurentsiga on mõnikord ümber käidud ja ütleme, kes majandusest midagi teavad, siis need teavad, et igasugune konkurentsipiirang tähendab halvemat tulemust kui vaba konkurents, eks ole. Et see oli nagu selles mõttes hästi huvitav jälgida, kui suur hulk tegelikult spordikogukonda tõepoolest arvab, et valimisega me kinnitame oma sõprust ja oma ustavust ja oma lojaalsust. Ja kui me nüüd mõtleme, siis millistes riikides veel valimised niimoodi on mõeldud juhi lojaalsust kinnitama, Valgevenes kindlasti, Venemaal kindlasti, aga vaba demokraatlik valik on just sellepärast oluline, et me saaks need ideed kõik nagu õue panna ja miks ei kahjusta meie demokraatiat või ka meie organisatsiooni, on see, et niipea kui sa oled saanud valituks, unustab aus poliitik, aus demokraatlik valitud inimene ära selle, kes hääletas tema poolt ja kes tema vastu ja töötab organisatsiooni jaoks. Seesama Ameerika presidentide esimene lause, kohustuslik lause, ainus kohustuslik lause nende kõnedes, for all American people. Ma olen ise selle kampaania läbi teinuna, olen nagu hiljem hakanud mõtlema, et millest see tuleneb, et see valimisprotsess on selline nagu lojaalsus või ustavuse kinnitamine või vandumine ja nagu arastus mõtlena siin olen leidnud, et võib-olla see tuleneb nagu spordi olemusest. Sest kui me vaatame nagu, ma olen seda võrdlust toonud, et Ragnar Klavan mängis mitmes meeskonnas Jürgen Kloppi juhtimise all või treeneri kepi all, aga kas Ragnar oleks võinud Jürgenile öelda, et kuule, et ma mõtlesin, et ma lähen nüüd ise rünnakule, et hakkan ise nagu seda plaani panema, et tegelikult ju spordis on nii, et seal tegelikult nagu ka sõjaväes paljudes küsimustes ei ole sellist, et et kes on poolt, kes on vastu, et seal nagu teete või siis mine ära. Ja ka lihtsalt ei otsustata demokraatlikult, on ju, mitte kunagi. No ka täpselt, just. Et kas võib-olla see on kuidagi sellega seotud, et võib-olla ei olegi võimalik spordi juhtimisse rohkem demokraatiat tuua, tulenevalt spordi nagu sellisest loomusest. Ei, sa ajad kui niimoodi arutleda, on kaks asja segamini. Üks on sport ja teine on spordi juhtimine. Need on erinevad asjad, eks ju. Ma saan aru, et ütleme, nakkust on keeruline vältida, eks ole ju. Aga see tegelikult tulebki selgelt eristada. Üks on sport ja teine on spordi juhtimine, eks ole. Et demokraatias peab ikkagi olema võimalik vabalt mõtteid arendada ja loomulikult, kui sa oled parasjagu platsil olukorras, siis vaba mõttevahetus on mõnevõrra piiratum. Et see on ka vältimatu. See on väga hea vahetegu ja täpsustus, ma just tahtsingi Allar siit edasi arendada mõtet, et aga aita meil siis mõtestada, miks spordi juhtimises on vaja seda demokraatliku protsessi ilminguid või läbiviimist, et mis see nagu selline kasutamata potentsiaal meil praegu on, näiteks, et jäi status quo selliseks, nagu ta oli jalgpalliliidus kas või? Hästi lühidalt öeldes tegelikult on ju sport on osa kultuurist, kehakultuur. Teiseks, kultuur on tegelikult asi, mis on põhiseaduse preambulis ära märgitud. Ehk ta on tegelikult Eesti riigi seisukohalt, ükskõik liikumine, on see jalgpall, kergejõustik, korvpall, see on tegelikult osa Eesti maalaste või korvpall on näiteks ka leedukat identiteedist ja seetõttu peab see olema hästi juhitud ja see peab ka näima hästi juhitud, sest see on tegelikult eeskuju, see on eeskuju noortele inimestele. Siin on veel mitmeid asjaolusid, et näiteks suur hulk meie spordiajakirjandust, kes on ülipädev, kui asi puudutab konkreetset sporti, siis tegelikult, ma alles eelmine nädal kuulsin ühes raadiosaates mõtteavaldust, et Kaljulaid on ise valinud tegeleda ka rahvaspordiga ja see on väär, sellepärast et tegelikult peaks tegelema medalitega. Ma ei tahaks kuulda seda spordiajakirjanikelt, kes peaksid ju olema lugenud Eesti Olümpiakomitee põhikirja ja teadma, et 2002. aastal toimunud liitumisega spordikeskliiduga said kõigiks meie liikmeteks ka maakonna spordiliidud ja meie ülesandeks rahvasport. Ehk et siin on ka minu jaoks nagu hästi suur veelahe, et võrdluseks näiteks, et sa räägid maksudebatis ajakirjanik kes lihtsalt ei ole kuulnudki, et lisaks tulumaksule on ka käibemaks. Ma lihtsalt kunagise harrastusjalgpallurina tahaks väikse punkti panna sellele jalgpalli teemale, et vaadates Eesti koondise mänge ja käies mõnikord ka välismaal neid vaatamas juba viimased 20 aastat, siis võib-olla see, kuidas seda alaliitu juhitakse, on natuke seotud ka sellega, et kus kohas Eesti jalgpall on ju, et minu arvates me oleme lihtsalt 15 aastat paigal seisnud vähemalt.
et ei ole ka sportlikku tulemust ette näidata ja kogu maailm areneb mühinal meist mööda. Oot, aga kumb on põhjus, kumb on tagajärg, eks ole. Eesti jalgpall on juhitud 47. kohalt 120 mitmendale ta nüüd oligi. Võib-olla tõesti niimoodi. Eesti jalgpall on sinna juhitud ja minu arust see Allari ja Ragnari ja nende kampaania tõigi selle välja, mina ka ei teadnud, miks ta on niimoodi, aga tegelikult on nii, et sa saad seda tulemust, mida sa juhid. Ja kui sa juhid võib-olla ütleme natukenegi sinna poole, et äkki kellegil on mingid konkurentsieelised teiste ees, see nihe ei pea isegi suur olema, aga see juba võtab sult võimaluse liikuda oma peaeesmärgi poole. Meil on ka väga-väga kihvtilt juhitud alaliite, et tahaks näiteks välja tuua korvpalliliitu, kes on nagu super hästi korraldatud, sa juhivad tegelikult ettevõtjad ja teevad seda vägagi demokraatlikul viisil, moel ja mul ei ole kordagi kahtlust olnud, et nende eesmärgid on läbipaistvad. Et nagu see on see, mis on kõige tähtsam, eesmärgid olgu läbipaistvad ja ka diskuteeritavad seetõttu. Igatahes ma ei ole nüüd enam kindel, kas ma üldse jalgpalli Eesti koondismängu üldse vaatama lähengi, sest ma olen nii pettunud juba viimased 15 aastat. Mängijad ei ole ju selles süüdi ja lisaks tahaksin ma ka öelda, et Eesti mängijad siiski osad leidsid endas selle demokraatia geeni, aga ütlesid välja, mis on nende arvamus selles olukorras. Ja neid oli küll üsna vähe ja need olid need, kes ei sõltu oma tulevikus mitte mingil moel enam siinsest kodusest skeenest, aga siiski, et mine ikka vaatama, mina küll lähen, ma olen käinud ka. Kui president ütleb, siis ma lähen. Ja ma tahtsin ka veel lihtsalt remargina öelda, et ka minu paljud jalgpallifännid, noored inimesed võtsid vaevaks nagu arvata sellel teemal, taaskord kanda sloganiga särke ja mis iganes, aga kuidagi siis näidata meelsust, et tegelikult see teema kõnetas väga. Ja ma arvan, et selle mõttega võib-olla ma avakski siis uue teemaploki, milleks on demokraatia ja noored ja selline kaasarääkimine demokraatias, et me eetriväliselt puudutasime ka juba mõningaid selliseid märksõnu, nagu näiteks Kaljulaidi fondi poolt Demokraatia Akadeemia, arutlev kool, meil samamoodi ju tegelikult Soraineni büroos on väga palju noorte kaasamist, arvamuste avaldamist ja nii edasi, et võib-olla ma alustaks siis sellest, et Kersti, palun sul natuke selgitada, miks on algatused nagu Demokraatia Akadeemia ja arutlev kool ja nii edasi üldse olulised? On sellepärast, et president Kaljulaidi fond nimelt ei ole mõttekoda, vaid on tegude tegemise asutus. Ja me teeme asju ära väikesel skaalal, mis võiksid tagada meile näiteks tulevikus parema demokraatliku arutelu taseme. Et Demokraatia Akadeemia võtab igal aastal Eesti koolidest konkursiga vastu 230 noort, kellele me anname võimaluse saada kokku Eesti elukorraldajate ja juhtidega, et näidata neile, et kõik on inimesed, kõigiga saab arutleda, keegi ei ole kõrgel ja kaugel, hierarhiad meie ühiskonnas puuduvad ja nad kõik alati rühmakaupa teevad ka ühe päris asja ära, ühe päris töö, kes on teinud konverentsi, kes on teinud näiteks raamatu tuumaenergeetika ja muude energeetikate kasulikkusest, kes on mingi lastele demokraatiamängu, aga nad kõik teevad midagi ära. Selleks, et nad näeksid, et ei ole nii, et peavad tulema keegi ja mõni, kes teeks siin riigis asju, vaid nemad ise. Ja miks see on oluline? See on sellepärast, et Eesti on maailmas üks vabamaid riike, mitte ainult ajakirjandusvabaduselt, vaid ka üldse kõiki vabadusi kokku võttes, me umbes 3. selles tabelis. Ja vaata, kui riik on väga vaba ja seejuures ka suhteliselt madala maksukoormusega, 36% Euroopa Liidu keskmise 48 vastu, siis sellises riigis peavad kodanikud seda riiki ise tegema. Ja see on hästi oluline mõista. Mida vabam on riik, seda suurem on sinu oma mõju ja sinu oma tegevuse tulemus sellele, milline see riik on 20 aasta pärast. Kui riik kirjutab sulle ette, mida sa pead uskuma, keda sa pead uskuma, mis on naiste õigused, meeste õigused, siis nagu pole väga palju midagi ise vaja teha, lihtsalt käid seda ette antud rada. Aga kui riik on vaba, siis tuleb kõik need tasakaalupunktid läbi vaielda, arutada ja jõuda siis parimale tulemusele. Ja mulle selline riik väga meeldib, aga see vajab aktiivseid kodanikke. Ja täpselt samal põhjusel on meil ka koos väitlusseltsiga arutleva kooliprogramm. Ja ma pean ütlema, et Sorainen Law Office on olnud meie truu toetaja algusest peale ja ma loodan, et see on sellepärast, et nad väga jagavad neid meie mõtteid, et nüüd arutlev kool jõuab rohkemate koolinoorteni, et täna 30 koolini ja see on siis arutlemise, vaidluse, väitluse metoodika toomine ainetundidesse. Kui me ise, see on nagu täiega win-win, sellepärast et esiteks sa õpid lugupidavalt väitlema, aga teiseks, kui ma ise tagasi mõtlen oma ülikooli ajale, siis ma sain kõige paremini selgeks need asjad, mida ma pidin teistele seletama ja läbi arutama, eks ole. Nii et see on see, miks me seda teeme ja mina loodan, et näiteks Sorainen Law Office on meiega ka sellepärast, et pikas perspektiivis võiksime me niimoodi tõsta ka, ütleme, õigushariduse taset Eestis ja seda üldist arusaama, miks see selline
ütleme ka juriidiline väitluskunst, arutelukunst on ühiskonnale oluline, et minu jaoks on see hästi seotud sellega, mis meil täna toimub Riigikogus, aga ka sellega, et kui mina olin Tartu Ülikooli nõukogu esimees, siis ainult Tartu Ülikooli õigusteaduskond sai rahvusvahelisel hindamisel 3, kõik teised kohad, kus sellel ajal õigust sai õppida, olid veel halvemad, ehk et me nagu näeme, me ei ole suutnud seda valdkonda piisavalt hästi hoida ja see täna tegelikult lööb meid jalaga selles väitlusoskuses, väitluskultuuris. Allar, räägi siis, miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et meil ei meeldi, ma mõtlen Sorainen tervikuna, üldse kõigil mõtlevatel inimestel ei peaks meeldima selline hoiak, et mis meist valijatest sõltub, sest alati on lihtne öelda, et nad poliitikud tegid nii ja tegid naa ja seadused on kehvad ja rahvusvaheline olukord ei soosi ka, aga tegelikult ei tohi ära unustada, et me kõik oleme demokraatia arhitektid. Meil kõigil on tegelikult rohkem võimu nii-öelda kui, me saame seda küll kasutada valimistel, aga meil on rohkem võimu, kui tegelikult on ministri portfellis. Aga me seda ei kasuta alahinnates ennast või napi enesusuga ja seetõttu minu jaoks on võti selles, et me olemasolevaid poliitikuid ei muuda, me ei muuda nende hoiakuid, me võime ajutiselt läbi meedia kuidagi nende käitumist mingis konkreetses asjas muuta, hoiakuid me ei muuda aga siis selle tõttu tuleks kasvatada uut põlvkonda, kes hakkavad tulevikus lähevad Kadriorgu või Toompeale, Stenbocki majja ja seda saab teha tegelikult läbi mõtestatud tööd, seetõttu see Demokraatia Akadeemia president Kaljulaidi fondi poolt looduna, see tegelikult tabas ära ühe tühja koha minu arust, mis Eestis oli ja seetõttu meie seda toetame, sest vastasel juhul meil on järgmine kaotatud kümnend. Ma nagu loen, et mitu kümnendit on meil kaotatud, et praegu meil on 2 kümnendit oleme kaotanud. Ja ma ei tahaks, et me 3. kümnendi kaotame. Ja mis puudutab õigusharidus, siis ma olen sellega nõus, et õigusharidus nagu iga muu asi areneb paremini siis, kui seal on konkurents, kui on erinevad vaated, kui julgetakse kritiseerida Riigikohtu mingisuguseid dogmasid, aga meil seda tihtipeale ei julgeta, sellepärast kõik on tegelikult ühes kohas koos, kõik nii, et see on üks asi, mis tuleb ka kindlasti lahendada. Kusjuures see on hästi huvitav, mis sa ütlesid, ma ei ole selle peale ise nii mõelnud, et meie fond tegelikult täidabki neid tühja auke ühiskonnas. Meil on ju ka vägivallavabaks algatus, kus Eesti ettevõtjad ise suurendavad vägivalla teadlikkust oma töötajate hulgas ja tundlikkust oma keskastme juhtide hulgas selleks, et märgata, kes on hädas ja aidata, eks ole. Ja see ongi auk, mis paratamatult, riik ei saa seda teha. Sotsiaalminister ei saa öelda, et ettevõtjad tehke seda, aga meie sotsiaalse ettevõttena saame seda teha, mujal maailmas on metoodikad ja me teeme, eks ole. Või nüüd meil just stardib, mitu aastat otsisime raha, aga koos ämmaemandate ühinguga projekt Terved ja turvalised suhted koolidele. Et milline siis üldse on üks terve peresuhe, turvaline suhe, seksuaalsuhted perekonnas, eks ole, kas peab või ei pea ja kõik need teised küsimused läbi ämmaemandate vaate. Ja ka see on selline koht, mis on natukene olnud tühi Eesti ühiskonnas, et meil on seal loosungid, aga meil puudub seal tegelikult selline argumenteeritud sisu. Olles ise endine professionaalne väitleja, siis üks asi, mida ma õppisin ka, oli see, et argumenteerimisoskus õpetab ka tegelikult sellist funktsionaalset lugemisoskust, mis mulle tundub, et on eriti oluline kuidagi ka tänases maailmas, või on alati olnud, aga et praegu, kui meil on hästi palju sellist infomüra, võib-olla selliseid loosunglikke väljaütlemisi ja nii edasi, et Allar, kuidas sina näed, et kuidas sellega praegu ühiskonnas on ja kuna meil on plokk demokraatia ja noored, et kuidas me sellest läbi sorteerime, kas see tuleb hästi välja, halvasti välja või kuidas sinu hinnang on? Ma arvan, et noortel tuleb see paremini välja, kui neid üldse huvitab. Mis on väga suur probleem, et valimistel noorte osavõtt on tegelikult madal ja siin me jõuame küsimuseni, et mis kõnetab noori? Noori kõneta need poliitilised lubadused, et järgmisel aastal teeme seda või noorte vaade on kaugemal kui järgmise nädalal ilmunud turu-uuringute poliitiline reiting. Nemad tahavad teada, mis 10 aasta pärast on. Ja seni, kuni nemad seda ei näe, nemad valimistel osalemine on neil ka nagu madal. Et ma arvan, et see on üks võtmeküsimus, kuidas me kõnetame noori. Kusjuures mulle tundub, et me alahindame noorte
tahet tegeleda isikuvabaduste küsimusega näiteks. Meil on noori, kellel on väga erinevad vaated isikuvabadustele, aga nad kõik on kirglikud nendes teemades, eks ole. Meil on Andrew Tate'i fännid, ka see on muide üks viis näha isikuvabadusi, kellel on ja kellel ei ole. Teine viis on seda näha nii, et kõigil on, eks ole ju. Ja noori need teemad muideks väga-väga kõnetavad, aga meie poliitikas tegelikult nendes asjades oleme võib-olla liiga kaevikutes, et me ei aruta nende teemade üle nagu vabalt, et miks üldse on hea, kui ka naistel on sarnased õigused, et mina väidan, et sellepärast, et sündivus on siis kõrgem. Kui naised tunnevad ennast ühiskonnas võrdselt kohelduna ja ühiskond on loonud näiteks pikapäeva lasteaiarühmad, üleöö lasteaiarühmad ja ei stigmatiseerita ka nende rühmade kasutamist, eks ole. Ehk et tegelikult me ei istu kaugelt üksteisest kaevikutes, meil on ühine mure näiteks, see sama mure, eks ole. See, et me ei lase poliitilisel areenil meie noortel isikuvabaduste üle vabalt väidelda, sest et suuremaid inimesi see lihtsalt ei huvita, eks ole. Ja see sama sündivuse mure, me teed ühine mure, eks ole. Aga me ei saa neid asju arutada, sest et me oleme kaevikus ja ma väga tihti kuulen ka ise seda, et miks sa ütlesid, et tal on õigus, ta on meile alati pasunasse andnud. Aga tal seekord oli õigus. Aga härrad ja daamid, demokraatia arhitektid, saade hakkab vaikselt lõppema. Võib-olla kasutaks seda viimast paari minutit sellise klassikalise teemaga, et kuidas siis või sellised lihtsad soovitused, kui see on võimalikud, kuidas siis Eesti demokraatia või ka spordijuhtimise demokraatia tervist parandada? Spordijuhtimises minu arvates rahvusvahelised spordijuhtimised, vähemalt Euroopas valitseb meil praegu selline, ütleme, NSV Liidu lõpuaastate vaib, et vaata, meil ongi see vaidlus üles jäänud, et ühed ütlevad, et me tõime nagu Moskvast selle vabaduse ja teised ütlevad, et me tõime ta Hirvepargist. Aga mõlemaid oli vaja, sest kui sul ei ole Hirvepargi survegruppi, siis ei ole Moskvasse minejatel argumenti, millega seda nagu vabamaks loksutada ja samamoodi rahvusvahelises selles olümpialiikumises ma olen kolleegidele nagu seda näidet toonud ja öelnud, et vaata, et keegi peab olema see outlier, see kauge, see, kes nagu sätestab selle ideaali, mis ongi täna tõenäoliselt võimatu ja kelle peale siis on pärast kõik vihas, et temaga ei tule mitte keegi koos tegema natuke demokraatlikumat asja, aga tema loob võimaluse nendele, kes on siis alalhoidlikumad ja jaksavad nii-öelda süsteemi seest seda muuta. Et mulle tundub, et meil nagu seal Euroopa Olümpiakomiteede kandis on nagu umbes selline arutelu ja mis meid tegelikult hoiab täna seal rajal on see, et meil on volinik, Maltalt pärit volinik, McCallef, kes on nagu ülitundlik, kas või näiteks selle Vene ja Valgevene küsimuses, eks ole, et ta ütleb, et see ei ole võimalik, et sellised riigid osalevad ja tuleb tagasi olümpialiikumisse ja kes on ülitundlik ka sellise piiratud demokraatia nagu suhtes, sest et ta ka ei usu illiberaalsesse demokraatiasse, nagu härra Orban seda sõnastab. Ehk et kui spordiliikumine ei kuula näiteks Euroopa Komisjoni, siis järgmine MFF on tulekul, meie võimalused võivad olla väga piiratud, osa saada kõigist Euroopa programmidest, võidakse kehtestada meile vähem soodsaid tingimusi, sest me jääme konkurentsis alla, sest et me lihtsalt ei ole võimelised kaasa rääkima vabas demokraatlikus protsessis. Minu võti on see, et julgustada mitte ainult rääkima, vaid ka enne mõtlema ja üks tsitaat, mis on Ühtse Eesti suurkogust mul siiamaani meelde jäänud, on see, et maailma ei muudeta ühe päevaga, maailma muudetakse iga päevaga, ehk väikesed sammud loevad. Absoluutselt, ja olgu julgust tegutseda kõikidel, kellele tundub, et keegi või mõni võiks teha, siis tõuske püsti ja öelge, mina olengi see keegi või mõni ja tehke ära. Helari, kas sa võtad selle enda kätte, et juhatada meie saade välja? Jaa, eeskätt võtan ma need soovitused enda kätte, ma arvan, need on väga paslikud. Suur aitäh meie saate külalistele, president Kersti Kaljulaid, Allar Jõks, endine õiguskantsler ja Soraineni partner, Mario ja Helari olid täna teiega, aitäh! Aitäh! Soraineni sageduse juubeliaasta eri. Maailm muutub, kui tegutseme.